Kasutan võimalust siis vastata kolleeg Allasele, kes peale minu kõnet läks pulti ja omistas mulle siis populisti tiitli. Et siin terminoloogias täpne olla, me oleme jõudnud ka terminoloogiasse, ma võtsin online'is õigekeelsus sõnaraamatu lahti, mis ütleb siis, et populist on demagoogia abil odavat populaarsust taotlev poliitik. No mina rääkisin faktidest, teiste riikide kogemustest, numbritest ja nii edasi. Eks võime Anti koos üle vaadata, demagoogiat ei tuvastanud, aga küll see populism on omane nii sulle endale kui ka sotsidele laiemalt. Et me kuuleme hästi palju juttu sellest, kuidas sotsid seisavad vaeste ja väetite eest, perede eest, maainimeste eest ja mida kõike veel. Aga kui me vaatame tegevust Riigikogus, siis automaks lööb maainimesi, lööb peresid, kodus olevatelt emadelt haigekassa äravõtmine, laste arvelt tulumaksuvabastuse äravõtmine ja nii edasi ja nii edasi. Lisaks käibemaksu aktsiisitõusud, mis löövad jällegi ühiskonna vaesemat osa. Nii et klassikaliselt sellele populismi definitsioonile vastav tegevus, Anti. Aga muidugi sinu, ma ei tea, kas see nüüd siis on kiituseks või ekstra laituseks, tuleb öelda, sa oled minu arvates selline lohakas populist. Et just selle automaksu valguses ma panin tähele, kui sa aasta lõpus postitasid sotsiaalmeediasse video, kus sa ütlesid, et näed, vaesed inimesed enam ei saa autosid osta, aga ma ostsin veel džiibi ära, et siis ma saan lumes ringi sõita. Nii et kui sa tahad populist olla, Anti, siis sa pead oma tegevust natuke selles osas üle vaatama. Aitäh!